Tere tulemast hommikupalvusele. Nii nagu tavaliselt ka täna loen hommikupalvuse alguseks ühe väikse jupi piiblist. Ja täna loen siis väikse jupi Vanast Testamendist, esimese Saamueli raamatu 15. peatükist, kus siis räägib prohvet Saamuel. Prohvet Saamuel oli siis Jumala poolt valitud mees. Õigemini siis oli ta mingil hetkel juba lapsest saati, lapsena viidi ta templisse, Jumala teenistusse. Ja Jumal rääkis siis Iisraeli rahvaga läbi tema ja kutsus korrale Iisraeli rahvast. Ja siin ongi siis need sõnad, mida ma siis loen, on ühest lõigust, kus siis prohvet Saamuel läheb siis kuningas Sauliga rääkima ja talle edasi andma siis Jumala sõna. Ja loen siit ühe salmi. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tappa ohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Niisiis, prohvet Saamuel kutsus Sauli, kuningas Sauli kuulama Jumalat, olema talle sõna kuulelik. Sellepärast, et Saulil oli probleeme Jumalale sõna kuulelikkusega. Aga need mõtted kehtivad ka meile täna ja see kutse on ka meile täna, et ka meie oleksime täna Jumalale sõna kuulelikud, Jumala alistuvad. Ehk siis see on ka nagu Jumala kartus. Eks ma mõtlen, et ma ei tee neid asju, mis Jumalale ei meeldi. Ja ma jagasin just seda lõiku sellepärast, et järgnevalt laulame laulu Jeesus, sina valitsed siin paigas. Need on laulu sõnad või laul, mille on kirjutanud Joonas Alvre ja tema üks võib-olla elu mõte on ka, või et kus ta toetub siis sellele samale piibli sõnale, et sõna kuulmine on parem kui tappa ohver, et olla Jumalale sõna kuulelik. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Nii, Joonas Alvre, ta oli
umbes 16-aastane, kui ta otsustas järgida siis kogu oma ülejäänud elu Jeesust. Ja ta hakkas üldse muusikaga tegelema, tema siis selle laulu kirjutas. Ja ta hakkas muusikaga tegelema sellepärast, et ta ema käis kirikus ja emal ei olnud enam, kes saadaks tema laulmist. Ja siis ta nägi, kus on vaja aidata, käsi külge panna ja ta hakkas siis kitarril saatma ema. See on ka hea juhis meile, et kui näeme kuskil on viga või saame aidata ja meil on võimekust aidata, siis tuleb meil ka käsi külge panna ja aidata. Ole mu nägemus siht silme ees on järgmine laul. Ole mu nägemus siht silme ees, issand sa valitse mu südames. Anna mul mõtteid, mis vääriksid sind. Seisku mul meeles mu õndsuse hind. Ole mu tarkus ja sõnadega sammud, et seaksin ma su kitsal raad. Laps olen sulle ma mu isa saa. Sina ju oskad mind armastada. Usun, et võitlustes tõstad sa käe. Kaitsed mind kõrvale viid vaenuväe. Varjupaik oled mu kindluse vahel. Su vägi varjab mind siin taeva all. Rikkus ja kuulsus ei paelu mind need, kui mulle lahti on taevased teed. Armastust rikkuses suuremat näed, kui sinu juurde ma alati jään. Issand ja kuningas, sind palun ma, et taeva koju mind juhiksid sa. Olgu mu ümber ka pimedaim öö. Mu lootus sina, su lunastustöö. Nii, läheme siit laulude juurest edasi loo juurde või sõnumi juurde. Ja loen siis alguseks selle loo. Üks reisija tuli laevale ja istus pingile laevalael. Pingist oli väljas nael ja see torkas teda. Sõna lausumata läks ta ja istus pingi teisele otsale. Ainult ta näoilme väljendas sisemist rahulolematust. Mõni minut hiljem tuleb teine reisija ja istub sellele samale kohale just väljaulatuva naela otsa. Ta sai torgata. See pahandas teda. Hüpates püsti, siunas ta korratust laeval. Siis otsis ta endale teise pingi. Peale selle tuli kolmas reisija ja istus jälle samale kohale, kus oli väljaulatuv nael. Siis tõusis, tõi haamri ja lõi naela pingi sisse ja istus siis rahulikult samale kohale. See lugu tuletab mulle meelde, kui kunagi töötasin kaitseväes, siis üks hea kolleeg ütles ühes teatud olukorras sellise Eesti vanasõna, kus viga näeb laita, seal tule ja aita. Mitmed Eesti vanasõnad on piibellikku päritolu. See vanasõna ehk mitte, aga selle sisu sobib küll kokku Jeesuse elu ja õpetusega. Inimesed võivad samas olukorras käituda väga erinevalt, nagu selleski loos. Üks reisija vahetas vaikides kohta, teine hakkas sajatama ja kolmas parandas vea. Asjade parandamine võtab pisut või palju vaeva, aga see võib pakkuda ka rahulolu. Mina tunnen end üsna rõõmsana, kui olen saanud midagi korda teha, mis on korrast ära. Mõnikord on õnnestunud pesumasin korda teha, kui seda avades leian vea, mida suudan lahendada, või autol on midagi sellist katki, mida suudan ära parandada. Ka suhetega tunnen ma samamoodi, kui saad katkise suhte korda, siis on sellest rõõmu ja rahulolu. Siin on samasugune valik, et
võib solvuda ja hoida eemale, võib vihasena tülli minna ja sõimata, aga võib ka püüda suhteid parandada. Kui mingid korrast ära asjad puudutavad meid endid, need on meie katkised asjad või meie suhted, siis need mõjutavad meid. Kui me need saame korda teha, siis on meie enda elu ka parem. ETV-s näidatakse sarja Segasumma suvila ratastel, mille peategelasteks on 7-lapseline pere, kes sõitis koos mitmeks kuuks Hispaaniasse. Kui nad avastasid, et nende rendikodu juures olev park on prahti täis, otsustasid nad prügi ära koristada. Nii oli nende pere lastel seal parem mängida. Ja sellist prügi, nii füüsilist kui vaimset prügi, tasub oma elus koristada. Et oleks puhtam olla nii sisemiselt kui väliselt. Piiblis on mitmeid kirjakohti, mis räägivad oma südame puhastamisest ja patust puhastamisest. Ja Piiblis on öeldud, et Jeesuse veri puhastab meid kogu patust. Ehk teisisõnu, Jeesus on surnud meie pattude eest ja me saame oma patud andeks, kui palume Jumalalt andestust ja pöördume neist. Aga selles laevaloos ei parandanud reisija tegelikult enda pinki. Kui ta poleks seda naela haamriga sisse löönud, poleks tal edaspidi sellest kannatusi olnud. Rohkem ta ehk naela otsa istunud poleks. Võib-olla see parandamine tegi talle endale tuju heaks. Tal ehk oligi laeval igav ja sai midagi kasulikku teha. Aga võis ka olla, et ta teadlikult või ka teadmatult järgis Piiblis üht olulisemat käsku. Armasta ligimest nagu iseennast. Kindlasti oleks tulnud keegi järgmine reisija, kes võinuks ka naela otsa istuda. Midagi ette võtta oli hooliv tegu. Naela sisselöömine ei olnud reisija kohustus. Laeva omanik peab selliste asjadega tegelema, aga see oli hooliv ja ilus tegu. Jeesus õpetas oma jüngrid tegema isegi rohkem, kui neilt oodatakse. Tema sõnad on kirja pandud nii. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima 1 miili, mine temaga 2. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taeva isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Jeesuse õpetust ei ole lihtne järgida, nii täiuslik on raske olla, aga saame teha seda, mida oskame ja nii palju, kui suudame. Ja paluda Jumalalt jõudu ja tarkust juurde. Ja palvetame. Jumal, anna meile südant märgata teisi inimesi. Aita meil armastada sind ja teha sinu tahet ning armastada teisi inimesi, väljendades nii sõnade kui tegudega. Aamen. Ja nüüd on jäänud veel üks laul. Siis me ei saa palve ja õnnistussõnad. Ja lõpulauluks on tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Sind ma tahan kiita, sind ma tahan teenida. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Sind ma tahan kiita, sind ma tahan teenida. Selline tore lõpulaul. Tänu Jeesus. Ja
Jeesusele on väga palju tänu öelda, eriti neil, kes on kogenud ja tundnud, et Jeesus on neist nende elu muutnud, neid millestki välja tõmmanud ja minul endal on väga palju põhjust Jeesusele tänu tuua, et tema minu elu on siis korralikult muutnud. Aga nüüd lõpetuseks palume meise palve, siis annan edasi õnnistussõnad ja jääme palvesse. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.